No väga äge, et siit oleme ausad, peakat ei hüppaks, et see oleks ka viimane hüppamine. Aga sõbrad, me oleme täna tulnud Siili 1 hoovi. Selline mees nagu Ain Kuusiku, jätke see nimi meelde, ta on ka tegelikult väga tugev massöör Tartus, üks kõvemaid tegijaid. Ja tema mulle saatis eile õhtul kirja, et kuuled, et aga Siili 1 hoovis siin samas on ka Tartus päris korralik välijõusaal. No, mis siis ikka, tuleme vaatame oma silmaga üle ja tegelikult minu jaoks väga äge avastus, et ma tean, et need uued karbid on siia ümber ehitatud, aga need ei ole enam sellised vanakool, vaid need on kõik, need korterid on siin sees hästi läbimõeldud ja kogu see ala siin iseenesest on kas või sama purskkaev siin, nagu ma tulin siia hoovi sisse, mina ei teadnud, et siin purskkaev on, aga lastel väga äge ja see, kui te vaatate seda purskkaevu ka, siis ta läheb sellise põhimõtteliselt, ilmselt on selle arvestusega tehtud, et palava ilmaga saab siia ka sisse minna siia vette. Et ma ei tea, mis need näidised on, vette minemine on siiski keelatud. Okei, vette ei lähe, kuigi hästi kutsuvalt on, ta läheb juba laugelt, läheb sinna sügavamale. Aga vaatame üle, mis võimalused siin veel on. See purskkaev iseenesest tegelikult on äge võimalus. Võta aeg maha, istud siin pingi peal, kuulad kajaka kisa, vesi vuliseb, loed oma mingit raamatut või istud internetis. Ja samamoodi on see lastelinnak on siin päris hästi läbi mõeldud. Et siin on kõik need ronimise asjad, siis on siin kiiged, siis on siin on see karusselli moodi asi ja lastel võimalus kella õppida. Liuväljasid on lausa, ma näen siin 1-2, siis on see eraldi ronimise osa. Siis, kes tahavad jalga ja kätt proovida, korv on vist täitsa selles õiges kõrguses. Korvilaud on nüüd natukene väike, et ma kujutan ette, et see, kes siin harjutab loopimist, teeb oma elu esimesed sellised visked, siis kui see raamist ikkagi mööda läheb, siis ei ole tüliks. No samas ei ole, tal on see metallkonstruktsioon ka, kes hoiab võib-olla seda palli järelkäimist rohkem ära. Lauatennis, nad isegi tennisreketid on siia jäetud kogukonna poolt, aga lauatennisest nagu ma seal oma Annelina videos ütlesin ka, et ega siin ka on, tuult on oma jagu ja kui on tugevam tuul, siis seda... Ärge tehke tõmbetuult, lapsel hakkab külm. Sellofanist pall, et see kipub tuulega minema oma teed. Aga võt põhjus, miks me siia tulime, on siis Omnigymi masinad. Omnigymi masinad, ma juba vaatasin üle, on Omnigymi masinad, siis on eraldi veel ka rööbaspuud, lõuatõmbekangid, redel, kõik vajalik on olemas. Ja tuul, võt siin on selline tuulekoridor, hea on, et meil see äpu on, me kutsume seda tangiga äpuks, äpu on kaelas ilusti. Saab õnnelikuks pisikene äpu, kui kingi kotti pistad nääri näppu. Ja vaatame üle, mis siin teha saab. Viisakusest vaatan, kas mu tallaalused on puhtad. Miks ma vaatasin tallaaluseid? Sellepärast, et ma tahan siia pingi peale seista. Muide, need potased ei ole mul selline valik mitte sellepärast, et ma olen kõva korvpallikuru, vaid põhjus on lihtne. Ma see jalatrauma, mis mul 2022 oli juunis, selle jala lahti ära murdsin, siis nende potastega ma ei tunne kunagi, et see jalg valutaks. Aga et see ei ole nagu korvpallur, ma ei ole. Ja vaatame üle pigem need variandid, mis saab teha selle masinaga siin. Ühes saalis ma juba pöörasin tähelepanu, et tegelikult seda pinki ei saa käsitleda ainult kui lamades surumise pinki, vaid siin on võimalik ja kõige on siin muidugi suure raskuse peale pannud. Kuna ma ei ole sooja alla teinud, siis külmalt ma ei hakka siin midagi punnitama, küll aga ma näitan ära põhielemendid, mida on võimalik teha selle masinaga, mida siin tegelikult kirjas ei ole. Siin on märge, et see on ainult lamades surumine. Kui sa nagu vaatad, siis tegelikult selga saab teha ainult lõuatõmbeid, aga lõuatõmmete seeriate tegemiseks sa pead ikkagi olema päris selline kõva tegija, et 4x10 lõuga, vähesed teevad, oleme ausad. Et loomulikult, kui mingid fanaatikud seda saadet vaatavad, 4x10 ei ole mingi probleem, aga me lähtume ikkagi sellisest tavalisest inimesest. Ja vaata nüüd, põhjus, miks ma siia pingile seisan, on lihtne. Ma saan teha, leiad selle õige nurga, ma saan teha jõutõmbeid alla ja üles. Ainukene miinus on jah, et mul peavad olema jalad suht koos, aga see ei takista. Alaselg, selg on ilusti sirge,
ja töötad koos jalgadega, riie tagaosa, tuharosa, alaselg. Seljatõmbed vaatame üle. Sa lähed alla, tõmme, ja suhteliselt alla sügavale saad. Sa pead veel otsima seda õiget kohta, kus see selg kõige paremini venib. Tõmme ja alla. Tahad natuke kitsamad tõmbeid, tõmme ja alla. Ja sa võid ka teha nii, nagu bodypumpis tehti. Alla, tõmme, alla ja üles. Alla, tõmme, alla ja üles. Alaselg, selja lailihas. Väga hea masin, võib täitsa proovida. Biitseps. Seisad ilusti siin, tõmme ja alla. Tõmme ja alla. Ilusti töötab biitseps, mitte midagi halba öelda ei ole, siin on see biitsepsi venitus. Tõmme ja alla. Pinguda võib alati, kes tahab, aga mina ütlen küll oma kogemuste põhjal, et siin täitsa hästi võid selle biitsepsi teha ja sa võid ka teha sellise universaalse liigutuse, kus töötab keha rohkem kaasa. Õlatõmbed. Võtad kangi, tõmbad küünarnukid kõrgemale üles ja tagasi alla. Tõmbad küünarnukid kõrgemale üles, tagasi alla, töötab õlg päris hästi. Ma korra proovin, kas ma saan siin teha ka õla surumist istudes. Ja saan. No kuulge, veel parem. Ehk siis, mis ma olen selle masinaga praegu teinud? Ma olen ära teinud seljalailihase, ma olen teinud alaselja riie tagaosa, tuharosa, ma olen teinud biitsepsi, ma olen teinud õla ja alles nüüd ma lähen tegelikult selle baasharjutuse peale, mille jaoks on see pink loodud ja see on rinnalihas. Nii. Lähteasend, küünarnukid on kehast kaugel eemal, surud ülesse ja surud alla. Surud ülesse ja surud alla ja päris sügavale läheb. Kui sa tahad seda sügavust juurde, siis alati ma olen öelnud sellistes saalides, sa võid endal kodunud mingisuguse sellise paksema, jäigema padja kaasa võtta ja siis sa saad sellele surumise sügavusele sentimeetreid juurde. Kui sa hoiad küünarnukid kehast kaugel eemal, on siis triitseps, või mitte triitseps, vaid rinnalihas ja siin näiteks küünarnukid on keha lähedal, töötab rohkem siis käe tagaosa ehk triitseps kolmpealihas. Ehk siis see ala. Ma püüan hästi põhjalikult seletada, mis täpselt töötab, sellepärast, et päris paljud, kes meie saateid on vaadanud, on ka andnud märku, et proovi natukene täpsemalt rääkida, mis seal täpselt on, et need loomulikult, kes on aastaid käinud ja trenni teinud, need teavad isegi, aga pigem on need meie saated mõeldud nendele, kes võib-olla nendest välijõusaalidest on kaugel ja mind ennast häirib, kui kellegile on saadetud mingisuguse treeneri poolt treeningkava, võta nüüd kangi ja liiguta käsi nagu päriselt nagu. Umbes selline mingi tekst on, mina ei saa aru, millest jutt käib. Inimene, kes ei tea kehakultuurist mitte midagi, öeldakse, et kolmpealihas, nüüd suru kangi kitsalt. Inimene ei tea isegi, kus on kolmpealihas, on ju. Käe taga osa kolmpealihas, triitseps, see poiss peab tributama. Muide, ma olen võtnud alla nüüd selle paari viimase päevaga 3 kilo. Et väga vingelt kaal kukub ja eilegi see kaal, mis mul hommikul oli, kui ma õhtul nagu magama läksin, mul oli päevaga -1,5 kilo, hoolimata sellest, et ma ikkagi sõin ja jõin ka. Ma jätaks selle viimaseks ja vaatame selle suure pingi ära. Kui me tegime siis selle lamades surumise pingi pealt ära, seljatõmbed, alaselg, riie tagaosa, tuharosa, alaselg, selja lailihas, siis me tegime rinnalihase seal ära, me tegime triitsepsi ära, me saime biitsepsit, me saime õlga, siis vaatame siin jala võimalused üle. Uno, kõigepealt mõned kükid. Nii, siit seda lukku on vaja natukene käega aidata. Võtad umbes õlgade laiuse harkseisu, hoolimata sellest, et päris paljudes välijõusaalides on see kükimasin olemas. Ma siiski näitan ka siin, selg on natukene valus, eile sai palja ülakehaga jalutatud, pikalt võtsin selle Ilmatsalu matkaraja ette ja nüüd on selg on natuke põlenud, aga sellega peab suvel arvestama. Sa lähed alla ja lähed üles. Võib-olla isegi selline kükk sügavamal ei ole vaja, umbes õlgade laiune harkseis või natuke laiem, varbad välja poole, alla ja üles. Tegemist on jala baasharjutusega. Korduseid võib-olla seerias 10-12 kordust. Kui sa tahad endale põnevad väljakutset, siis ma soovitan sulle sellist asja. Alla, pool, alla ja üles. Alla, 2 poolikut ja üles.
ja niimoodi 10-ni välja. Kui sa 10-ni välja jõuad, siis see jalg on ikka päris sült seal all. Ja sääred alla ja üles säärtele tõused. Alla ja tõused üles säärtele. Lisaks on võimalik ka lihtsalt teha säärtele. Seda ikka ka tuletame meelde. Lisaks selline võimalus sääre välisküljele, varbad on lähestikku ja ühel liinil tsentrumile säärele ja töötab päris hästi. Mis veel, üks jalg ees, teine taga. Siin on nüüd see osa, kus väljaasted on natukene nadi teha, sellepärast, et leiad selle õige asendi. See betoonalus jääb natukene lühikeseks. Alla ja ülesse. Reie tagaosa, reie 4 pea, säär, kõik töötavad kaasa, vahetad jalga, alla ja üles. Ja näed siin ka. Mul need jalad väga pikad ei ole, kes on pikema jalaga, siis nende jaoks jääb see natukene keeruliseks. Mis veel? Õla surumist saad väga hästi teha, kas siis rinnalt või turjalt. Hoiad kangi nii laialt kui võimalik, mida laiem haare, seda suurem koormus õlale. Siis vaatame biitsepsi ka üle. Nii, üles ja alla. Kui ma taha poole kaldun, ülesse ja alla. Ka siin töötab biitseps hästi. Ja mis veel? No õlatõmbeks jääb natukene seda sügavust väheks. Seal ütleme selle rinnalihase pingi peal oli õlaosa parem. Üles ja all. Aga samas, kui sa käsi päris alla ei lasegi, siis jääb see koormus kogu aeg sisse. Nii. Ja töötab õlg ka päris hästi. Vaatame nüüd need võimalused siin üle. Omnigym on vaieldamatult Eestis turul parim saal, välijõusaal. Aga tihtilugu need, kes neid masinaid paika panevad, need ise väga suured jõusaali vennad ei ole. Sest muidu ma oleks pannud seal, ise oleks vähemalt meetri augu pannud seda betoonala natukene tahapoole, et oleks väljaastet saanud paremini teha. Käed on pea juures, sa lähed alla ja lähed üles. Isegi kui sa sellises asendis oled pikemalt. Alaselg töötab, tuhara osa töötab, kõik on jumala vinks-vonks, väga äge. Nii. Kõhtu ei hakka siin pool tegema. Ja siin on nüüd see kõhulihase pink, mida ma ise väga heaks ei pea. Ja tagasi ülesse. Tagasi üles. Iseenesest töötab, aga ta on pigem laisa inimese kõht. See alla ja ülesse. No töötab küll, aga ma pean suht intensiivselt tegema ja samas on lihtsamaid kõhuharjutusi, mis töötavad võib-olla natukene paremini. Et töö saab ära tehtud, aga väga sellist märkimisväärset tulemust ma ei loodaks. Siin on keegi jalgu pidi siia peale roninud. Ma ei tea, miks see nii on. Võimalik, et on oma jala siia pannud ja teinud mingid venituse asju. Aga alati, kui sa paned jala kuhugi kõrgele, siis nii hea, kui porine, siis ikkagi enda järelt korista ära. Kuigi see on liiva, aga ma ei tea, kus see liiv siia üldse sai, siin ümberringi liiva ei ole. Nii, vaata nüüd. See on siis rööbas puu, kus on selline veekujuline kang. Alla ja üles. Alla ja üles. Siin kuna küünarnukid on kaugel, saab rinnalihas koormust. Ja siin, võtame jällegi, ma tahaks kitsamalt võtta, ma ei taha kätt see liiva sisse panna. No igal juhul sa tead, et küünarnukid, kui on kehale lähemal, kitsam pool jääb selja taha, alla ja ülesse, alla ja ülesse. Ja tead, kui kerge sul on teha, kui sa oled mitu kilo alla saanud. Nii, triitseps töötab väga hästi. Nii, need võimalused vaatasime üle ja vaatame veel ka siis need redeli asjad üle. Põhimõtteliselt nende kahe masinaga, rinna ja siis selle kükimasinaga sa saad põhiasjad kõik ära teha. Redel. Alla üles, kõrgem, alla üles, veel kõrgem, alla ja üles. Ja niimoodi sa võid mängida teisega samamoodi alla ja üles ja liikuda ja teha selliseid jalaga tõukeid. Jalg töötab väga hästi. Lõuatõmbekang. Kangi laialt kas kuklale või ette. Siin töötab rohkem selg, võtad kangi kitsamalt, hopp, hopp. Siin töötab siis rohkem, ma näitan nii pidi. Päike paistab silma, hopp, hopp.
siin altaardes tõmbega töötab biitseps rohkem ja kui sa jalgu tõstad, töötab ka kõht ja loomulikult seljatõmbega ka selg. Nii et tegelikult väga hea lahendus. Ja rööbaspuud. Rööbaspuud on siin natuke võib-olla liiga laiad. Alla ja niimoodi see töö käib alla ja üles. Aga siin sa võid teha ka sellist asja. Siis sa võid teha sellist asja. Ja igasuguseid muid variante ka. Üks hästi lihtne harjutus. Liikumine. Nii. Ja nii edasi. Et mänguruumi on kõvasti. Minu poolt väga kõrge hinnang sellele kogu kompleksile. Kes selle välja mõtles? Väga hea töö, aga tõesti ainukene siis selline tilk tõrva meepotis, et siit oleks võinud olla see. No mingi pool meetritki pikem. Aga see on ainult väljaastete jaoks. Et kõik muu on väga super. Olustik on äge. Viskad särgi ära. Ma ütlen kõik need aknas. Bravo! Inimesed! Bravo! Kõik naisterahvad, vaata, kui sul on hea vorm ka, siis kõik naisterahvad imetlevad sind, viskavad oma pesu ja igasugust asju on. Siis mehed on jõle tigedad, kui sa siin naabruses elad, siis tänaval vaatad mehed sind alt kulmu vaatad, siis õllekõhuga vend peenikese käega, käsi nagu kurejalg vaatab sind alt kulmu. Aga las ta vaatab, tema on inetu. Kuulge sõbrad, meil on täna mõnus äge päev, ilusad mõnusad suve jätku ja meid ootavad juba järgmised välijõusaalid. Tehke trenni, liikuge.